Razer Phone 2 unboxing, can it compete? Kui loll ma väiksena olin. Kuule, kas Sydney on ka ära surnud või Sydney veel tegutseb või? Nädal tagasi, noh. Kas see kes see tšikk oli see, kes kuskil Inglismaal elas? Mingi pakseit oli, kes tegi mingeid räigeid näomaalinguid endale. Ove Maria. Jah, kas ta kuitis ära YouTube'i või? Ei tea. Seda lõusta pole ka pikalt näinud nagu. Ei ole mingi vessu. Vessu on lamp. Kui te ei ole jõudnud oma kalendreid vaadata, siis ma annan teile siin kohe praegu teada, et käes on oktoober! 1 kuu tagasi oli viimati. Oktoober tähendab seda, et on räigelt ilus sügiskuu. Oktoober tähendab seda, et on minu sünnipäevakuu ja oktoobris on ka Halloween! Eestis otseselt Halloweeni ei tähistata, Eestis on rohkem nagu Kadri ja Mardi päev. Aga viimaste aastatega on sellele ka vaikselt muutus tulema hakanud. Ega mina otsustasin, et mina näitan selles videos teile 3 erinevat DIY väga tänapäevast, väga millennial Halloween. Ega väga ei tahagi kuulda, ma arvan. 3 kohutavalt head ideed, millega siis Halloweeni peale minna või lihtsalt Halloweeni jooksma minna või mina ei tea, mida te teha tahate. Võib-olla te tahate lihtsalt nagu olla. Viimasel ajal on olnud väga populaarne selline laul nagu I Love It by Kanye West. Vana hea vennad jooksevad, kui auto alles koigub tee. Roblox-ish bullshit ass kostüüm seal videos. Tavai nuga, ma vaatan peale seda videot ära sulle. Halloween kostüüm. Siis ma pean muidugi teile õpetama, kuidas endale teha DIY Roblox, Kanye West, Lil Pump, I Love It muusika video kostüümi. You ready? Let's go! Tulge juba! Oleme siis tulnud oma pappkastidele siia ja esimene samm on lõigata need pappkastid lahti, et nad oleksid kõik siuksed suured lepingud nagu need. Mina sain kõik oma pappkastid poest tasuta. Läksin poodi, küsisin tere, kas teil on üleliigseid pappkaste ja siis nad andsid mulle. Ma sain sealt siukseid nagu suuri papilipikuid ka. Ma arvan, et neid on nagu mõttekam kõigepealt kasutada. Nad on mul õnneks täpselt siukse hea kujuga, et põhimõtteliselt nagu siit võiks pea tulla. Ma saaksin siit käed panna. Ma viskan siia peale pikali ja ma märgin täpselt ära, kus kohas mu kael võiks olla ja kust mu käed lähevad. Pea tuleb siit välja. Ehk et peaauk suht suureks. Ma ei tea, mingit Halloweeni kostüümi vist. Siis mu käed lähevad nii. Mul on lihtsalt õlga juurde vaja ja siis on nagu fine. Nüüd on aeg lõigata meie teised väiksed pappkastid katki ja teha meile õla... Sorry, aga kuula Vessu lugu, juu, läks Sorry, aga kuula Inglismaale Vessu lugu, juu, läks Inglismaale minema, et kuulsaks. Mis asja? Vessu läks Inglismaale, et kuulsaks saada või? Päriselt või? See on ju mingi eriti räige eit ju. Ma arvasin, et see Vessu teema, et see mingi jahtub maha, et see eit nagu saab üks hetk aru, et ta on nagu täiesti idioot, vaata. Aga tuleb välja, et see Vessu lihtsalt läks Inglismaale nüüd neegri munni imema, sest Eesti mehe munn enam ei sobi, vaata. No Vessu nuded ikkagi liiguvad siiamaani ju internetis. Einar läks vähe lappe oma lameda maaga. Nojah, see lame maa tal natukene canceldas kõik nagu Eestis tehtu ära millegipärast. Ta on täiesti ära kadunud. Aga suured tänud Juurikas. Ma pärast lasen seda lugu uuesti. Aga ma praegu skipin selle ära. Tükid ja teeme nendest õlad ja siis keha ääred. Them, you can't just cut people out of your lives. Mingi BFS-il sai kuulsaks. Kuule lõpeta ära. See, et ta läks BFS-ile ja siis joke'is seal mingisugune minut aega. See ei ole mingi kuulsaks saamine. Nagu anna kannatust. Ma jätan selle lipiku siia alles sellepärast, et võib-olla pärast on kergem nagu teipida seda, kui siin on siuke osa ka.
mul on praegu 4 siukest tüki, kes ma lõikan ühe pappkasti veel katki ja siis vaatame edasi. Mic drop. Okei, teibi drop. Võtan esimese asjana esimese sellise tüki ja ma lihtsalt teibin selle siia külge nõnda. Ma oma Soome naise jõuga niimoodi tõmban neid katki, neid teibitükke siin. Kui see praegu käsitööklass oleks, siis ma saaks levolt viia. Nüüd teine pool. Nüüd kui mul need ääred on mõlemale poole ära teibitud, siis ma vist teibiks siia juba selle ka. See teip maksis 6 euri. 6 euri! Kas Soome poed arvavad, et ma mingi rich olen või? Sest ma ei ole. On aeg teha meie kujukesele õlad. Ma joonistasin siia enne oma kaelaaugud. Seega ma nüüd lihtsalt pean vaatama, et kui suured õlad ma endale tahan. Ma arvan, et sellised pikad õlad on väga head. Nüüd ma sain käed täiesti ära teibitud, põhimõtteliselt lihtsalt mida rohkem teipi, seda parem. Mis seal ikka? Hakkab pihta, proovime selga. Okei, kas ma üldse mahun siia sisse või? Cool! Öelge, et see ei ole kõige lahedam asi, mida te eales näinud olete. Mul on siuke tunne, et mu elu on lõpuks ometi complete. You're such a I love it. Te ei näe, aga siin sees on nii palju ruumi, et ma võiksin lihtsalt mingid stackid kooli kaasa võtta. Järgmine step ongi meile riietamist. Väga räige eit ju. Nagu miks, kuhu sa lähed siukse asjaga nagu türa? Ma arvan, et mu 4-aastane õde ei paneks ka siukest mingit pappkasti endale selga, millega mingi türa, ma ei tea. Anna kannatust. See on ikka. Seega ma võtan kasutusele lihtsalt 2 lina. Palume lavale. The showstopper itself. Ma ütlesin, et ma panen selle ühe lina nagu niimoodi siit. Ja nüüd ma lihtsalt teibin teda siit kinni. Ja nüüd see teisele poole ma panen teistsuguse kanga. Mida ta teeb üldse? Mis kuradi asi see on nagu? Ja võtame siis läbipaistva teibi kasutusele. Ja nüüd ma pean lihtsalt selle alumise osa teibima, et ta nagu päris ei lopendaks meil seal. Teibin need kanga osad siit alt, siia sisse poole. Coming out of the womb like. See on meie outfit number 1. Tell me this isn't the most legit thing you've ever seen. Ma arvan, et aeg on fashion show's. Teine asi, mis hetkel väga teemas on influencerid. Aastal 2018 on absoluutselt iga inimene, kellel on Instagrami konto. Lil Pump ja Kanye Westi lugu I Love It kostüümi teeb. Influencer. Ma olen vist liiga vana inimene, et ma ei saa mul on full cam'i peal lambist või? Kuna see läks? Just alles minu arust. What? Mis tähendab seda, et ma lihtsalt juhendan teid otse Maria videosse ja ta õpetab teid, kuidas nagu reaalselt. Ma mõtlesin, et tulema terve aeg, olin mingi cam mees. Kuidas teha välja nagu influencer. Seega, kui te vaatate minu selle video ja Maria video, nende kombinatsioon on täiuslik Halloween. Ma olen ready, let's go. Okei, siis ma panen teile No, ole sinna poole. No. Saad ära viia? Kindlasti peab Unlock. Uus särgi idee sulle. Öelge, et see jope ei ole. Väike põksi ja ma ei tea, vaatame siis veits videoid. Sul on influencer, siis sul on ka hästi palju giveaway'sid. Selle jaoks läheb sul vaja ühte karp. Minul on siuke pisike karp, suurt õhuke, aga sul võib olla ükskõik mis suurusega karp. Hästi paljud influencerid toosivad välja igasuguseid jooke. Seega võta lihtsalt üks karp ja lihtsalt pane siia igast tühjad aeg sisse. Pulgid on tegelikult parem, et siis võtavad purke välja. Oota, ma kohe raputan pool sulle. Ükskõik mida. Praegu ma olen influencer, kes loosib välja jooke. Fashion show. Kui sa tahad ka olla väga-väga true influencer. Mida vittu ausalt? ei no nendest silmadest ei kannata vapše nagu rääkida selles suhtes. Third but definitely not least on see kostüüm, milleks mina see aasta oma Halloweeni peol kavatsen. Me kõik teame, et Ave Maria on rõve, sest ta ikka me kõik nägime, mida ta tegi iseendaga, onju. Ja see, miks ma küsisin, et mis Ave Mariast saanud on sellepärast, et no türa see asi, mis siin näos on, no see on lihtsalt, see on samm auku lihtsalt. Selleks on Sugar Daddy. Sugar Daddy on alati olemas olnud, aga mul on tunne, et sellel aastal ja nagu viimastel aastatel on Sugar Daddydest saanud kõige suurem miim üldse. Kõik tahavad endale Sugar Daddy, lambist kõigil on Sugar Daddy, välja arvatud minul, mina pean kõik oma asjad ise ostma.
aga vähemalt te saate ühe päeva aastas näha välja nagu sugar daddy ja tunda ise ennast rikkana. Ja okei, lähme. Meie sugar daddy outfiti ehte jaoks läheb sul vaja mingit õrnapappi. Mina võtsin mingi vana tühja kartulipudru paki ja siis sa võid kasutada järgmine gold digger ja siis ta on paljas lihtsalt. ja mis me sellest teeme? Mingid niplid paistavad. See oleks suht aus tegelikult. See oleks suht aus. Ja aga mulle nagu meeldib see, et lähme korra selle video idee või mõtte peale tagasi, on ju. Nii, millest see video tegelikult räägib? See video räägib Halloweeni kostüümidest. Nii, minu küsimus teile kui jälgijatele ja vaatajatele on see, kui vana on see inimene, kes läheb Halloweenil neid komme ja mis iganes šokolaade küsima. Need on mingisugused kuni mingid 12-aastased lapsed. Ja siis mingisugune meie oma Eesti mingi influencer, mingi Eesti YouTuber räägib neile sellest, et kõigil on sugar daddy ja et kui sa tahad olla sugar daddy, siis sa pead siukse kostüümi endale selga panema, vaata. Nagu türa, see on juba eos retarded ju. Ma ei tea, kas ta nagu ise ei tule selle peale. Mis vend see on? Reaalselt see tagumik on nii mugav, vot see on juba uus Halloweeni kostüüm Sydney suure mugava tagumikuga. Kui sul on tehtud see, siis lihtsalt lõika selle välja. Nüüd mul on see dollar sign välja lõigatud täiesti. Nüüd ma panen selle teipi peale, et teda nagu silveriks ja hõbedaseks ja sätendavaks ja rahaks teha. Nüüd ma olen selle ära katnud teibiga. Nüüd on aeg teha siuke pael siia. Te võite kasutada tavalist paela, aga kuna see on siiski hõbed, siis ma mõtlesin, et ma teen sellele sellise hõbedasse paela ka. Rohkem teipi. Ma teipin otsad kokku ja panen selle siia teisele poole dollar signile. Kuna minul endal ei ole väga sugardad juuksed, siis mina pean parrukat kasutama. Te võite tegelikult võtta nagu mingi mütsi, mingi sombrero ja selle pähe panna, aga kuna mul ei ole, siis mina kasutan lihtsalt parrukat, et teha endale selline. Väga putsis ja need YouTuberid teevadki ainult 10-aastastele videoid, ise on 18 pluss täiesti ajuvaba pask, pange oma kanalid kinni, jopt või matt, ma ütlen. Minge vittu oma elu 24-ga, mis seal elu 24-s on siis või mis see teema on? Kuum video elu 24, mis seal toimub? See on Anita Sibula. See on Anita Sibula teema. Okei, olete valmis? Kas ma näen välja nagu rikas? Minu ütleb pigem see, mida ta kutt selle peale. Mul on veel odavad riided seljas. Mis asja? Mida ta kutt selle peale ütles nagu. Türa, me kusjuures Tumu kuttidega, kui ma käisin seal Tumu laivis, siis ma küsisin neilt Tumu kuttidelt, mul järsku mingi, oota, me rääkisime millegist, me rääkisime nendest sellest, kes see kuradi Eit on see Sky plussis töötab või? Ei olnud Sky pluss, Poweris. Hunt või? Jah, hunt. Ja siis tema, selle hundi ja siis selle Elbiku suhtest rääkisime, see prillidega tüüp, vaata, et no vapsi ei kannata, vaata, et türa, et see on ikka väga räige. Ja siis mul järsku flippis ära, et türa, et huvitav, et mis sellest sibulast ja sibula kutist saanud on, sest peale seda, kui nad selle video tegid või noh, ma ei tea, 2 videot või palju nad iganes tegid, siis peale seda ju see kutt kadus täielikult ära, vaata. Täiesti kadunud. Ja siis ma ütlesin, et huvitav, et kas need läksid lahku ja siis selle peale nagu need tumukutid ütlesid ka, et ja, et see veits sketši, et enam ei ole see kutt olnud üheski Instagrami pildis ega mitte kuskil, et see on nagu, et see tüüp on nagu täiesti ära kadunud, et Sibul on nagu ära kustutanud kõik asjad, vaata. Ja. Et arvatavasti läksid lahku nagu. Kõik on ka, jah. Nada. No come on, noh.